ja me püüame selle kaabak kinni. Ta tuli riigist, sõitas tanke, võttis sportautosid. Ta ei olnud kiire ega eriti mugav, aga ta oli surematu. Tal on rohkem proovi kui Las Vegase kasiino. Ta on Kass 24, Volga. Siin on 2,4 liitrine 4-siliindrine mootor, mis toodab 95 hobujõudu. See pole küll palju, aga see töötab ka ilma bensiinita. Lihtsalt pane midagi siia, mis põleb. Nagu piiritus või vodka? Täpselt. Oi, no mis kaotsime summute. Ja vähe teigi sammu ka. See ongi seal auto ilu. Sa võid kõike kaotada, aga ta ikka sõidab. Aga kuule, kas sa saaksid panna konditsioneeri tööle? Muidugi. See on lausa tiimautomaatik. Sama ilmprint välja. See auto ei ole lihtsalt auto. See on ametikoht ratastel. Kui sul oli Kass 24, siis sa kas töötasid parteis või sind kaardeti nagu partei. Ta kasutas miilit, taksot ja mis kõige hullem, KGB. Kui selline autos maja ette ilmus, ei olnud see kunagi hea uudis. Täpselt, mu vanema väitis, et kui ta nägi Volgat enda maja ees, siis ta pani ennast vähemalt 3 päevaks sügavkülma režiimi kappi. See oli varjatud jõusümbol, Nõukogude Mustang, kui Mustang oleks valmistatud tinast ja ehitatud luuret. Ja ainult hallides, mustades või beesides toonides, sest värv oli kapitalistide luksus. Aga tead, mis oli veel legendaarsem kui auto ise? Juusaeg? Ei, mootor, ta töötas külmas, kuumas, miinuses, plussis ja isegi siis, kui sa panid talle kogemata hernesupi sisse. Me räägime masinast, mis suudab rohkem ellu jääda kui kõik Survivori hooajad kokku. Täpselt, see ei olnud auto, mis viis sind punktist A punkti B, see oli auto, mis viis sind ajaloosse, tahtsid sa seda või mitte? Kass 24 oli luksus, mitte küll lääne mõistes, aga Nõukogude Liidu mõistes. Tal anti kroom, paip ja nupumiskreen, mitte kui midagi. Või kui sul oli selline auto, sa olid kas tähtis mees või sind vallati tahtsite võtta poolt. Kass 24 ei kiirusta, ta ei pööra tähelepanu trendidele, ta on ajal. Ja kui kõik muu ebaõnnestub, ta vähemalt näeb välja nagu tank, mis tahab sind koju viia, isegi kui sul pole kodu.